kui mul enda pere ja mul on tütar, siis ma eriti nagu hirmuga isegi vahel mõtlen, kui ta nagu suur on, et kuidas nagu kõiki asju ära hoida, mida ma peaksin tegema, kuidas ma peaksin talle seda infot andma, et ma ei taha ju teda ära hirmutada, ma ei taha talle öelda, et sa ei või välja minna või sa ei tohi seelikut kanda või sa ei tohi poistega suhelda või selles mõttes, et see on nagu sihuke, ma arvan, et see ongi meie enda elu nagu rajab see tee, kuidas me sellesse suhtume, ma arvan. Ma ise ka treener, mida võisid treenerid teha, kui sa olid noorem, sa võisid põhimõtteliselt lava käega vastu kukata anda ja keegi ei öelnud midagi öeldagi, et see on karm treenimisviis. Aga tänapäeval sellist asja teha ei saa, et ma arvan, ongi see generatsioonidega ongi muutunud see asi, et mõned ütlevad, see on pehmemaks läinud, aga samas võib-olla ma ise arvasin ka, et see on pehmemaks läinud, aga nüüd samas, kui ongi jälle enda näitajad, kui enda laps on, siis ma ei taha küll keegi ta vastu kukata. Selles mõttes muidugi treener ja kõik peavad oma nagu töö tegema, aga see ei õigusta kellegi nagu alandamist või siis vägivalda kasutada kellegi suhtes, et keegi peaks olema ju kuskil suhtes, kus ta ei ole õnnelik või kus ta kannatab, et keegi, ükskõik kas saab naine, mees, laps, mis iganes, keegi ei vääri seda nagu, et kindlasti peaksime julgustama, rääkima ja ma arvan, see on nagu fine, keegi ei peaks tundma ennast halvasti, kuna see ei ole okei.